Tšau kõigile, uus päev, uus episood, ehk siis lähme kämperi ehitamisega edasi. Üht-teist on juba tehtud, nüüd siis selles osas ilmselt paneme siia kapid kokku, äkki saame duširuumi lõpuks kokku, saame siia teleka, köögi ja ka ülemised kapid paika ja ilmselt omajagu tehnikat, seda siis peamiselt elektri, truuma ja veesüsteemi näol. Aga eks siis näete jooksvalt, mis toimuma hakkab ja hakkame pihta. No nii räägin veits elektrisüsteemist siis ka. Ma nüüd sellega veits olen toimetanud ja enam selle paigutse paika pand. Midagi sellist siin lõpuks saama hakkab. Pisut ka sellest, mis siin süsteemis üldse siis on. Siin on 250 amprist liitiumakut, ehk siis kokku 300. 3000 Victroni Multiplus, 50 amprit sõiduaeg laadimist, siis Victroni Orion XS-i seadmega. Ja lisaks on siis katusel on veel 200 wattist päiksepaneeli, eks kokku kuskil 400 watti ja need, kuna need mõlemad on siis erinevad grupid, siis siin on 2 Smart Solarit seal nende jaoks. Lisaks kõik muud asjad, kaitsmekarbid. Siin on veel mõned seadmed, mis tahavad nagu väga stabiilset 12 volti saada, eks siis neile need aku taseme kõikumised ei sobi.
et kui ma ei tea, aku laadimine toimub 13 voldi juures, siis see võib nende seadmetele viga teha, eks meil on siin ka mõned siis 12-12 konverterid, mis siis teevad nende seadmete jaoks selle pinge nagu ühtlaseks, et siis akust tulenevad asjad ei mõjuta neid. Mis ma edasi teen, kuna ma tegin selle paigutuse ära, siis ei tulegi muud, kui ma hakkan järjest neid kaableid siia ühendama, hakkame järjest neid seadmeid kokku panema ja võib-olla varsti saab siis juba elektriga tööle. Nii, nüüd lõpuks on siis see aeg, ma ütlesin ilmselt 2, 3, 4 osa tagasi, et tahaks duširuumi kiirelt kokku panna. Ehk siis nüüd ma saan hakata duširuumi kokku panema. Eesmärk oli siit alt torud, kaablid ära vedada. Paar juhtmotsa pean veel vedama, aga muu on kõik veetud. Siin on üks paras pundar ja nagu näha, siis siin on paras pundar. Et siin tegeleb praegu elektriga ja ma saan hakata nüüd seda osa siin kokku laduma. Et nagu teate, siis need tükid on tegelikult juba enamasti koos. Kõik on siin aluse peal valmis. Vaja lihtsalt sisse tõsta, esised ette, sahtlitele siinid, lukustid, kogu see teema hakkab ilmselt peale ja samamoodi kui ülemine kapp paika. Ehk siis hakkame seda tegema, loodetavasti ühtegi üllatust ei tule ja kõik läheb mõnusalt sujuvalt. Aga nüüd, kui ma seda ütlesin, siis ma ilmselt sõnusin asja ära, aga eks me näe. Nagu kuulda, siis Truuma esimene katsetus on olnud edukas, masin käib, töötab ilusti.
Ekraanilt ka näha, et tempi näitab hetkel siis 25, muidugi andur on mul ka kohe siin truuma peal, aga enne oli 19. Kogu asi siia läks kenasti sujuvalt, et alguses tal on see esmane käivitustsükkel, kus ta siis tiksutab kütuspumpa, et liin kütust täis saada. Seda päris ühe korraga ära ei teinud, läks teisel ringil pidi veel tegema mingisugune 5 tiksu peale, aga ühesõnaga, see toimis ilusti, kütuse sai kätte, praegu puhub ka päris hästi. Kraadiklaasi mõtlesin, et panen huvi pärast vaatama, aga see kraadiklaas ei kannata nii kuuma tempi, et ta isegi ei näita. Et mingisugune 66 on vist kõige suurem number, mis näinud olen, ehk siis ilmselt on üle selle, aga noh, õhku ta ühesõnaga puhub. Ja ega siis midagi, põhimõtteliselt sellega on hästi, ma seda vee poolt ei hakka isegi testima, et ma lihtsalt ei hakka hetkel seda aega kulutama. Et küll ta läheb soojaks ja veetorud on ja liitnikud on niikuinii juba ära testitud. Ma võin nüüd põhimõtteliselt selle lõplikult kokku ära panna. Mul on siin mingisugused nipukadel vaja panna õhutorud siia-sinna ära fikseerida, mingisugused kaablikatled peale panna ja nipet-näpet asju veel. Ja truuma poole pealt siis nii palju on veel vaja mingi hetk teha, et kõik need õhutorud on vaja nii-öelda oma lõplikusse asukohta viia, puhuri nii-öelda otsad külge panna ja siis oleks vaja ka seesama ekraan siia üles kappi, mis tuleb paika panna. Aga eks neid kõiki asju teeb siis jooksvalt, siis kui nii-öelda ka mööbel paigas on. Ühesõnaga, sellega on siis hästi, vaatan, ilmselt ma teengi selle truuma nii palju lõpuni, kui praegu saab ja siis vaatame ilmselt mööblit edasi. No nii, nagu näete, siis ümbrus on vahepeal meil siin veidi muutunud, ehk siis vahepeal kolisime ja oleme siis nüüd vähe suuremal pinnal. Selle kohta on ilmselt ka juba nüüdseks video üleval, äkki siin kuskile tekib mingi nupp, saate pilgu peale lisata, kui tahate. Kuna siin asjad vahepeal ikka pühad asjad vahel, siis pean tunnistama, et mul ei ole õrna aimugi, mida ma viimati tegin, millest ma viimati teile rääkisin või mis üldse toimus. Aga
mis seal ikka, lähme lihtsalt hooga edasi, oli mis oli. Praegu on siis seis selline, et kolimisest on mingi tavaar veel peal, aga Mill hakkab siia üles siis praegu kappi kokku panema. Kui kapp on koos, siis saab vaadata üle, kas nii-öelda katusetelgi luugi ava on okeis kohas, kas sellega on kõik hästi. Kui jah, siis läheb lakk ja nahk ära ja paneme kappi lõplikult paika. Siis on sellega hästi. Ja ma tegin viimati seda külmiku alust, et külmik läheb selliste liikuvate siinide peale siia vahekäiku. Ilmselt ma teen selle kasti lõpuni ja panen selle kasti siia paika, kinnitan ta ära siia, vaatan, kuidas ta toimib. Ja siis järgmise raksuna ilmselt oleks mõistlik ära teha siia vahekäiku tunnel, ehk siis põhimõtteliselt 2 seina ja gaas peale, et siis on need torud ja kaablid kaitstud, pluss siis siia tulevad need truuma otsad, kus siis hakkab seda soojõhku välja puhuma. Ehk siis saaks justkui siin tagumises osas mingil määral asjad kokku ja eks siis vaatab juba edasi, mis saab, ilmselt tegutseb duširuumiga, aga eks te juba näete kohe peatselt. Mõnda aeg jälle möödas, et ma mingi hetk siin alustasin selle elektriga ja nüüd on tegelikult enam-vähem nii kaugele, et siis elektri kilbiosa on siis enam-vähem koos valmis. Siin küll on natuke pime, aga enam-vähem midagi sellist taga lõpuks jääb, et siin on kõik need seadmed, siis akud on siin all, 2 Solari kontrollerit on siin, sõiduaeg laadimise seade on siin, siis siin on 2 Orioni, et stabiilset 12 voldi pinget siis anda, siis on kaitsmekarbid, siin 2 tükki 230 volti kaitsmed ja siinpool on siis igasugused arvukarbid, igasugused lülitused, siin on mingid laevalgustele on dimmerid siin arvukarbis ja siin on ports releesid, natuke tume on, aga siin on natuke releesid, samamoodi lülituste jaoks. Midagi on veel pooleli ka. Verter on ka peaaegu ühendatud, et samamoodi hetkel on kõik siuke nii-öelda põhimõtteliselt ühendatud, aga veel on mingid kaitsmed on lahti ja katn on peale panemata, aga ühesõnaga nagu põhimõtteliselt on koos, suurem osa tööst on tehtud ja nüüd ongi elektriga, siis järgmised sammud on tegelikult, siis on vaja panna ära valgustid,
pestikupesad, kõik uspipesad, sigaripesad ja samamoodi on vaja eest kokku panna, eest on ka kõik lahti praegust ja siis veel siin selles kapis, siin on niisugune vahekäigukapp, control hub tuleb siia, praegu siin on lihtsalt hunnik juhtmeid, aga siia tuleb kõiksugused lülitid, mis sul vaja on, siis on sul siin see veetaseme ekraanid ja niisama aku jälgimise ekraanid ja ruuter tuleb siia ja ühesõnaga siia tuleb siuke control center tuleb sinna, see on vaja kõik kokku panna, siis ma praegu tegelesin valusitega, et nendega ma tegin nagu nii palju siis ära, et kõik augud, mõõtsin välja, kuhu need augud tulevad. Siin oli mingisugused augud juba ette teinud ja siis ma lihtsalt pikendasin sinna taha, kust augud tulevad, puurisin augud ära, kaukisin kaablid välja ja nüüd ei olegi muud, kui siia igale kaablile on vaja siis valgusti külge panna. Ja kui see on tehtud, siis on vaja lülitit panna ja kui see on tehtud, siis ilmselt ma panen järgmisena selle command centeri kokku, no ma ei tea, ühesõnaga teeb valgustid ära ja siis vaatab. No nii, veesüsteemiga võiks nüüd olla peaaegu kõik, mitte päris kõik, peaaegu. Näitan kiirelt ka, kus mis siis sai ja mis paika sai pandud. Esimene step 1 on siis veetäit tava. Esimene asi, mis tegemata on, et siin kork puudu praegu. Aga ühesõnaga siit laseb vee sisse. Paaka nüüd selle seina tagasi, et siin on nii-öelda siis ka ligipääsu luuk. Nii. Et kui sul on mingid puhastuskapsleid või mis iganes või lihtsalt tahad millegi pärast paaki sisse vaadata, siis saab korgi lahti teha. Suke lihtne ligipääs. Aga teoorias käib ka kogu see esin ära, et see läheb lõpuks lihtsalt mingisuguse
4 kruviga kinni ja siia paika, et kui on vaja, saab selle suht lihtsalt ära. Ja no võtangi tegelikult ära, siis näeb paremini, mis siin toimub. Et paak on lihtsalt siin maas, nurkadega kinni. Liitmikud siis paagi peal. See siin on veetasemandur. Seal on siis õhutus. Ja siin külje peal on ka siis selline access hatch, kus näeb hunnik kaableid. Siin on siis see täitava toru tuleb siia ja siin all on siis 2 otsa, üks on nii-öelda tühjenduskraan, teine läheb siis süsteemi, et see tühjenduskraan on puhtalt selle jaoks, et kui sul on, ma ei tea, paar nädalat vesi sees olnud ja tekib võimalus panna uus puhas värske vesi sisse, siis sa ei pea läbi pumba seda kõike laskma, et sa saad lihtsalt kraani lahti teha kogu vee, näiteks maha kuhugi ära lasta, puhta vee ja siis uuesti värske vee sisse panna. Sealt paagist siis tuleb see toru, voolik jookseb siit vannide alt, tuleb siit sisse ja siia alla, siis truuma alla sai kogu see veevärk pandud, et esimese hooga läheb see voolik siis siia pumpa, pumbast läheb edasi on paisupaak, mis siis aitab natuke survet hoida, järgmisena jookseb see vesi või voolikust tuleb siia ette. Enne veel on jäätumisvastane seade vahel, mis siis tuleb iga truumaga kaasa. Et selle eesmärk on siis olukorras, kus ilm läheb jäässe, vesi hakkab jäässe minema, siis on kaitse selle vastu, et kui sa oled vee sisse unustanud, siis ta laseb klappi lahti ja laseb kogu süsteemi veest tühjaks. Kaitseb selle vastu, et sul, ma ei tea, truuma jäässe ei lähe ja lõhk ei külmu. Et see on päris valus pauk, kui paaritonnine truuma lihtsalt veega lõhki paisub. Aga ühesõnaga järgmise raksuna siis hunnikkraan ja sillid on panemata veel, selle peab ära tegema. Ühesõnaga praegu on siis iga kraan on eraldi, üks on boilerile, üks on vetsupotile, üks on köögikraan või vannitoakraanile, teine on välidušile, samamoodi sooja veega seal taganurgas. Et selle point on siis puhtalt see, et kui kuskil peaks midagi katki minema või sul on mingit remonti vaja või mis iganes teha, ma ei tea, ala segisti, köögisegi või vannitoa segisti hakkab näiteks lekkima, sul ei ole kuskil reisil, sul ei ole võimalik seda nagu kohe ära parandada või tead, et tuled nädala pärast tagasi, et sa ei viitsi tegeleda sellega, siis sul on võimalik see kraan siit kinni keerata, aga sa saad näiteks tagumist väliduši varianti endiselt kasutada. Et ei juhtu seda, et kui kuskil mingi voolik on katki või mis iganes, et siis sul ei pea kogu süsteemi tühjaks lastma, kogu süsteemi kinni panema. Et see on siuke hea safety. Viimane osa siis, tegelikult osaliselt elektriteema on, et siis siin lülitite tablool on tegelikult üks eraldi nupp, mis juhib siis veepumpa. See on ka siukene lisa safety. Et kui see on väljas, siis ei saa pump tööle minna. Ja see ongi siis selle jaoks, et kui, ma ei tea, sõidad ringi või auto jääb kuhugi seisma pikaks ajaks ja samamoodi peaks mingisugune toru lekkima hakkama, mis iganes, et siis sa ei lase kogu oma 120 liitrist paakimale tuppa põrandale, vaid lasedki nii palju, kui seal konkreetses voolikus on, 5 liitrit, 10 liitrit, mis iganes ja lihtsalt pump ei küta sinna seda suuret juurde, ehk siis ka siuke lisa safety ja siin on just välidušš, paned mingi tembi peale ja asi töötab. Ja praegu, nagu kuulda oli, siis ei läinud ka isegi see, nüüd läks. Õhk on kuskil vahel, aga nüüd läks siis pump alles käima, et esimeste törtsutamise peale tegelikult midagi ei juhtu. Siis põhjal sai tehtud mustaveepaak. Paak, mis siin enne oli, läks põhimõtteliselt tagasi, soojustus sai natuke üle tehtud. Torud tõmbab ka ilmselt veel mingisuguse soojustuse alla. Ja tal on siis ka väike tenn sees ja mis ehk natuke näitab kaasa. Kuigi ilmselt talve ajal enamasti on see kraan ikkagi siin lahti, et suure külmaga ta kindlasti ei suuda ennast jäätumast ära hoida. Ja siia külje peale sai ka siis tühjenduskraan pandud. Veidi kükitades ja upitades saab sellele kraanile ligi ja saab siis paagi tühjaks lasta. Aga, ühesõnaga, veesüsteem selline, jah, mingid nipet-näpet asjadel juba ilmselt nägitegi ja ma ütlesin ka, mis on veel teha, aga sellega ühesõnaga enam-vähem titi-miti.
no nii, kõvasti tööd on jälle tehtud saanud. Omajagu elektrit, kappe, siia kappe, duširuumi, voodi on mingeid asju, vett, soojapuhurit, ühesõnaga kõike natuke. Ja ilmselt nüüd ongi tegelikult paras hetk episoodile joon alla tõmmata. Praegu on täpselt see faas, kus kõike on natuke tehtud, absoluutselt kõik asjad on poolikud. Ehk siis ma arvan ja väga loodan, et järgmine episood on viimane ja seal võiks siis kõik asjad jõuda nagu lõpuni ja siis saab äkki teile juba ka näidata, mis päriselt, mis see lõpptulemus sai ja kuidas kõik süsteemid asjad töötavad. Loodan, et video meeldis, mingi küsimus asju, andke kommentaariumis märku ja mis seal muud kui järgmise korrani. Davai, tšau!